Ettevõtluse alustamiseks ei ole vahetevahel vaja mitte midagi enamat kui julgust, julget hundi rinda ja näiteks labidat. Aga labidast ei ole mitte mingit kasu siis, kui sa elad linnas ja soovid siin hakata näiteks põllumajandust edendama. Nägite? Ma olen 28-aastane ja igapäevaselt töötan Eesti suurimas pangas Swedbankis. Virtual Garden on veebipõhine köögiviljavaed. Sina lähed meie veebilehele, valid seal kasvama omale meeldivad köögiviljad. Meie paneme need sinu eest reaalselt mulda kuskile. Kasvatame sinu eest sügisel, kui saak on valmis saanud, siis toome need sulle koju uksele kätte. Virtual Gardeni porgandid on kõige magusamad porgandid. Nad on kasvanud ikkagi ilma kemikaalideta. Meil on väga hea sort. Nendesse on pandud ka kübeke hoolt ja armastust ja väga palju hinge. Annika, kus sa kuulsid sellisest konkursist nagu on ajujaht? Kuulsin sellest oma kodust tegelikult ja et selline konkurss on olemas ja... Kodust? Mis mõttes? Minu oma pereliikmed ütlesid, et selline konkurss on olemas, et sinna tuleks esitada ideid, et me oleme ikka aeg-ajalt õhtuti ju saadakse kokku ja sõprade ja perekonnaga arutatakse, et mida kõike teha võiks ja siis tekkis see, et aga miks mitte esitada mõni idee siis kusagile konkursile. Ja me tegelikult esitasime sinna vist 6 ideed, millest 2 valiti 100 hulka ja millest 1 siis sai 100 hulgast veel edasi. Millest 1 siis võitis lõpuks? Täpselt nii. Aga aitäh teile kõigile ja üks virtuaalne porgand minu poolt kõigile. Kui heas seisus praegu sinu eelmise aasta ajujahi võitnud idee on? Ta on väga heas seisus selles mõttes, et ta elab. Õnnestus osaliselt ka tänu ajujahile see ikkagi ellu viia ja tema aasta on tänaseks päevaks peaaegu et läbi. Kui sa ütled, et see idee on elus, see siis tähendab seda, et sul on kliente ja sul on piltlikult öeldes ka porgandeid, mida nendele klientidele viia. Ja porgandil on kartuli järel teisel kohal. Need kartuleid on kõige rohkem, mida klientidele viia ja porgand on täpselt kannud. No Siim, vaata, mida Annika tõi sulle? Siin on terve kott, on sibulad. Sibulad on siin. Porgandid ja. Porgandid paistavad siis edasi. Siim, kuule, aga kõiki neid asju saaks ju poest ka. Poega ei saa üldse võrrelda. Selles mõttes, et sa oled nõus toidu eest maksma maitse ja kvaliteedist põhimõtteliselt. Ja see on, üks asi on, et see on roheliselt kasvatatud, aga teiseks enam nagu maitsest tunda. Et see on nagu parimasse restorani lähed, kui sa kodus oled ära kokanud õhtul ja nautled. Ma usun, et eestlastel on palju kas endal kusagil väike lapp või kasvatab keegi Salme või Ants või Mihkel nende jaoks porgandit. Mille poolest sinu projekt kellegile porgandite kasvatamise osas erineb nendest tavalistest kasvatamistest? Kindlasti selle sama veebilahendus ongi see erisus ja kindlasti meelelahutuslik pool, mis ei ole sel aastal või sellel tasemel, nagu me unistame või soovime, aga mille nimel me töötame edasi. Et interaktiivsus, see just kui veebiteel kõike teed, see on virtuaalne pool, kusagil keegi paneb sinu eest mulda. Sina nagu peremees ikka saad jälgida seda mõnusalt veebist, kuidas porgand kasvab, kuidas kastetakse, kuidas arvendatakse. Nii, Annika, kandva jõule. Ma olen kohe valmis abistama, kellele me mida läheme viima? Me lähme viime Kadrile porgandeid ja vaatame, mis tal veel siin koti peal. Kadri kott, jah? Kadri kotile viime porgandid, sibulaid, küüslauke ja suvikõrvitsed ikka kasvavad. Kuule, aga hea, aga ma aitan tassile sul, kui sul sobib. Ikka. Ma kujutan ette, Annika, et selle töö juures on just see inimeste asjade kätte viimine kõige meeldivam osa tõenäoliselt. Ja ma arvan küll, et mitte ma ei arva, vaid see on tõesti, et kui pühapäeval oled sa väga väsinud kõige kohustusest pakkimisest, siis esmaspäeva õhtuks on jälle selline hea emotsioon sees, et järgmisele nädalale vastu minna. Et see tõesti need säravad silmad ja see hea tuju, mis inimestele suudab tekitada, et see on super. Tere! Tuleme Kadri juurde.
Kadri on siin kuskil. Ahah, lähme edasi. Vist koosolek ei oleks praegu. Ei, Kadri, tuleme sulle porgandid ära tooma. Mul on seekord jõuline kaasas. See on nii raske seekord. Täpselt nii, ma ise imestasin, mis sa teed nii suure koguse porgandite sibule ja küüslauguga? Tegelikult on see üllatus, et siin suvikõrvitsed on, sest et üle-eelmine kord oli mul täpselt samasugune kotitäis suvikõrvitseid, kuigi ma panin ainult 1 ruutmeetri. Keskmine inimene ütleks, et poest on need kõik asju saadavad ja võib-olla isegi odavamalt. Miks sa neid Annika käest tellid? Ma olen selline inimene, kes otsib elamusi ja Annika pakub seda internetis. Mind huvitab sellised uued ja huvitavad asjad ja internetis aiamaa tegemine on kahtlemata huvitav. Annika, uus ajujahi konkurss on juba alanud. Mida sa ütled kõigile neile, kes praegu kaaluvad, kas sellel aastal kaasa lüüa või mitte? Julgust, teravat mõtet, peale hakkamist ja tehke ära! Et mis seal ikka, et ei ole ju midagi hirmsat.